Mingi hetk ma tõsiselt kartsin, et ma olen lapsele ohtlik. Kuni see, et ma lihtsalt, mul ka mees ütles mingi hetk, et ta kardab, et ma lähen ära. Ma olin valmis oma koti kokku pakkima ja nagu mitte kunagi tagasi tulema. Minu laps sai rinnapiima kokku 3 kuud. Ja ma loobusin sellepärast, et ma leidsin, et lapsel on vaja rinnapiimast rohkem normaalset funktsioneerivat ema. Tema nimi on Eleonora ja tema on 3-kuune ja Eleonora on meil pudelitoidul. Ei osutunud see imetamine nii lihtsaks ja ühel hetkel rinnapiim lihtsalt kadus. Ma olen imetanud kokku nüüd kohe varsti 6 aastat järjest. Sellest 4 kuud jäi vahele, siis korraks pausi, aga põhimõtteliselt kohe mais saab 6 aastat. Serenity sai siis meil 2 aastat 11 kuud. Samal ajal siis 5 kuud oli tandem imetamine 2 lapsega. Noora sai paraku ainult aasta 7 kuud, sest siis mul oli 3. rahedus peal ja ma sattusin migreeniga haiglasse. Siis sündis Alissa ja Alissa saab siis nagu siiani. Ehk siis aasta 4 kuud juba. Mul on imetamisega üsna positiivsed kogemused, sest et ma olen mõlema lapsega soovinud imetada ja on ka õnnestunud. Et Flo on praegu 5-kuune ja hetkel ainult rinnapiimal. No ma loodan, et ma olen oma vaimse tervise tänaseks päevaks tagasi saanud, et see oli ikkagi üks kõige raskemaid perioodi mu elus. Mul tuli koju imetamisnõuste, kes siis vaatas ka üle, et imetamisvõte kõik on õiged, aga et laps on nii väike, et ta ei jõua imeda, et ta ei saa sealt seda piima kätte. Ja pluss ta veel ütles mulle, et rinnapiim on lapse õigus. Aga tegelikult, kui nagu hiljem nägin, et see piim ei tule, ma võin ju pingutada, aga see ei vii mitte kuhugi, siis see tekitas teatud nagu süümekat. Lapsel on põhimõtteliselt üks õigus elus, ja ta tahab seda rinnapiima saada kasvamiseks ja siis ma võtan selle ära, sest ma ei saa hakkama sellega. Andis mulle siis graafikut, iga 2,5 tunni tagant on laps 15 minutit ühel rinnal, 15 minutit teisel rinnal, siis saab ta lisatoidu ja siis minul on pumpamine, 15 minutit üks rind, 15 minutit teine rind. Mul jäi tihtilugu endale öösel magamiseks tund aega. Rinnapiima jaoks pead muudkui sööma ja jooma kõvasti. Iga päevaga mina sõin aina vähem, jõin aina vähem. Mu ööd möödusid tihtilugu niimoodi, et laps magab kõrval ja ma olen lihtsalt üleval. Magada ei saa. Kuni siis selle hetkeni, et üks öö, kus ma olin vist kõik need protseduurid ära teinud, laps vist magama jäänud, nuttis selle magaasivalude pärast midagi ja siis ma lihtsalt karjatasin. Lihtsalt, ma mitte kunagi sellist karjatamist teid. Mees magas teisest toas, ta tuli jooksuga, võttis lapse ära mu käest. Mingi hetk ma tõsiselt kartsin, et ma olen lapsele ohtlik. Kuni see, et ma lihtsalt, mul ka mees ütles mingi hetk, et ta kardab, et ma lähen ära. Ma olin valmis oma koti kokku pakkima ja nagu mitte kunagi tagasi tulema. Et ma lihtsalt ei saa sellega hakkama. Ja, aga sain. Et ma olin väga-väga tõsises depressioonis lõpuks sellega. Ja kusjuures tegelikkuses tegu on kunstliku viljastamise teen saadud lapsega, eks ma ootasin seda 3 aastat. Et mul oli see laps ja ma tahtsin, et mul ei oleks teda. Sest ma olin lihtsalt nii väsinud sellest kõigest. See rinnapiim ei ole väärt seda, et lasta enda vaimne tervis nii kästa. Kohe kindlasti mitte. Kui ma enam talle üldse rinda ei andnud ja siis ise sealt välja pumpasin, et mul paisu ei tekiks või midagi, siis see oli selline kergendus. Et nagu mõtledki, et sellega on kõik, ma ei pea sellega rohkem tegelema, see asi on otsustatud, see on nagu kõik purgis kinni. Ei suudeta võib-olla isegi panna ennast sellesse olukorda, et mis see nagu tähendab ka ema jaoks, et kui seda rinnapiima ei ole ühel hetkel, et see selline ühiskondlik surve tundub olevat nii tugev, et peadki justkui häbenema seda, et võtad kotist jälle enda pudeli välja ja ma ei tunne, et ma olen kehvem ema, sest et lõppkokkuvõtteks on tähtis see, et laps oleks terve, oleks ta rõõmus, et ka vanematel oleks võimalikult vähe stressi. Kuidagi leidsin selliseid erinevaid artikleid, teadusuuringuid, asju, mis ka nagu lausa soovitasid 3 aastat vähemalt imetada ja
kuidagi nagu loomulikult minu jaoks see kulges, et kui ta juba 2 oli täis, siis ma ei näinud, et ta tahaks lõpetada, kuidagi enda jaoks oli ka see niisugune meeldiv ja ebameeldiv mõte, et peaks lõpetama, siis mõtlesingi, et see 3 võiks ikka täis tulla. Arvamusi on palju, on ju, et kui sa imetad, siis on see, et ei imetaks liiga lühikest aega ega ei imetaks liiga pikka aega, et mõlemat pidi on natukene imelik, on ju. Või et kui sa ei imeta mingil põhjusel, et siis miks sa ei imeta, on ju. Et kõik need küsimused tekivad millegipärast ja kokkuvõttes on ju see, et iga pere leiab endale sobiva lahenduse.